käes on teisipäev ja minul hakkas kodus igav, nii et ma ütlesin Märtile, lähme uuskasutuskeskusesse ja taaskasutuskeskusesse ja kõikidesse keskustesse. Ja me läksime. Nii et ma võtan teid kaasa ja ma näitan, mis ma leidsin. Esimese asjana me oleme uuskasutuskeskuses kuskil Mustakal. Männipargi juures. Mis siin pakutakse? Ma tahan, et sa arvaksid ära, mis brändi kott see on. Sa ei arva kunagi ära seda. Miks? Sest ma ei teadnud, et see isegi teeb kotte. Siis see on mingi Nokia. See on Oriflame. Päriselt. Aga väga cute poole ütlema. Ma ei taha. Siit me saame Pepale. Ja vaata, see on minu meelest siuke, vaata, see ei saa nagu niimoodi lahti tulla. Ja see on uhke ka siuke seademustriga. See ei ole üldse daamilik, aga... 2 eurot. Jah, see eelmine maksis... Ei peagi daamilik olema, see sobib ta kehaga kokku ka. Jah. Ja me võime neid mitu tükki osta seepärast, et me saame katsetada, ta kasvab paksemaks, läheb alla. Ja kui kedagi huvitab, siis müüks isegi koeramähkmeid. Ma tean, et osasid ikka huvitab. Vaata, kui nunnud jalanad. On küll. Sobiksid mulle. See on ju päris äge kott. See on väga äge kott tegelikult, tõesti. Vaat siin on teine äge kott veel, ma selle jätan siia. Nagu, issand, see on ka Oriflame. Miks kõik Oriflame on? Aga mis see on? Kuule, see on külmakott. Termokott nagu. Kas mul on termokotti vaja? Nii hästi sobib. Sobib väga hästi. Ikka on vaja, ma arvan. Miks ka mitte? Nüüd me oleme ikka Mustamäel ja me oleme teise uuskasutuskeskuse juures. See on üks lemmikuid meil. See on üks lemmikuid Märtenil ja ka minul. Ma olen leidnud siin palju häid asju. Nii et vaatame, kas ka seekord. Ma unustasin öelda, ma eelmisest uuskasutuskeskusest leidsin siidist bluusi. Ja vana inimene ütles mulle, et ma näen väga nooruslik välja. Nii et... Tule mina vaatama, millega mu kallis kaasa tegeleb ja ta on enda siukse rõivu selga ajanud. Mis sulle meeldib? Ühesõnaga, sinu mõnest ei või? Ei no... Pigem on ei, jah. Okay. Me tulime taaskasutuslainetelt kiusi sööma. Ma ütlesin, et ma tahaks nagu midagi head. Mida head võtta, mida jätta. Tore oli see, et me jõudsime maha istuda, joogid tulid lauda ja siis Märten ütleb, mingi võõras tüdruk kirjutab talle Instagramis, et kuule, et Skinny Legendi ladu otsib mingi rekkamees. Ehk siis meie asjad on kohale jõudnud, keegi meile ei helistanud. Ja ma võtsin söögi ja lähme nüüd vaatama, kus on Skinny Legend. Lugu on see, et ma olen nüüd 2 euro alus saanud ära tassida, aga mul on veel siin asju, nii palju neid. Mis on kõik vaja 3. tassida, ma ütlen ausalt, see kuradi 40-aastasena, see on liig, nii palju trepis käia. Ma lihtsalt ei jaksa, ma pean istuma vahepeal, puhkama. Ja mu aku on 2% ja ma ei tea, mis mu elus saab, nii et... Kukkeid ja kanad on aknud aga kadelad. Neile pole veel süüa andnud keegi. Ja nemad nuhkivad muu. Lapsed, kus me lähme? Nii ebaentusiastlikud. Lende, kuhu me lähme? Ujuma. Me lähme täna Laulasmaa spaasse, kus me ei ole ammu käinud. Ma väga armastan Laulasmaa spaad. Ma juba hiljuti käisin. Käisid või? Tiinaga. No, järgmine nädal lähme Lootemaale, jah. Aga seekord juhtub siuke asi, et me esimest kord elus paneme lapsed eraldi tuppa. Nii et sina oled parent of the room. Märten tahab, et ma tast pilte teeksin. Ma ei tea, kas see omast elust on normaalne see? Jaa, ma tahangi, et on ei peagi normaalne sinu meelest olema. Okei. Ohohoho, milline modell meil siin. Tead, kui raske on korraga filmida ja pildistada, aga see pilt näeb haige välja, see on nagu väike seeneke. Väga hea, seda ma tassingi. Tailam spaasse nüüd, ei jaksa noh. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et ma suudan kõik asjad niimoodi sassi ajada. Nimelt, ma arvasin, et massaaž on kell 2, aga tegelikult oli 13 või 11.30.
ja nad helistasid, et ma olen hiljaks jäänud. Aga nüüd ma 40 minti ikka saan, nii et ma jooksen spaasse. Issand, ma olen soengu sassi endale jooksnud. Aga väga tore, ma igalt poolt krudisen ja krõbisen, nii et 40 minti on parem kui 0. Pole siin mingi aasta aega käinud, aga okei, nüüd on kõik juba tuttav. Valmis. Nii, ma võtsin tüdrukud ja neil hakkab ka nüüd siin väike hoolitsus. Lähevad massaaži. Istusin mina korra maha siin. Ma viisin just tüdrukud nüüd massaaži ja siis neile toodi väiksed meened ka. Nii et ma näitan väga armsad. Et näete siuksed väiksed nunnukesed. Oih, väga armsad. Aga nüüd ma ootan Mallut ja siis ma ei tea, kus ta on. Siis me peaks üks teine tuba veel olema. Nagu te näete, siis see oli amazing. Ma küll korraks mõtlesin, et vahet ei ole, et ei olegi mul seda massaaži vaja, aga holy crap, mul oli väga seda massaaži vaja. Teate, mida mul veel vaja on? Botoxit. Ei, aga see oli väga mõnus. Ma tean, et osadele meeldib siuke pehme massaaž. Kristina on siuke, talle meeldib hästi siuke silitamine, aga mulle meeldib nagu siuke jõuline ja seda ma sain. Mõtlesin väikse tee. Siin lõõgastusalas. Lapsed läksid ka massaaži. Ja nüüd ma lähen otsin Märteni üles. Kuidas oli siis? Kuule ei, mul oli väga mõnus. Ja nüüd vaatame lapsi. Enne Lende ütles mulle, et ära filmi mind ilma, et ma sul luba oleks andnud. Väga õige. Väga õige. Kusjuures ma omalt poolt pean ütlema, et see on väga suur siin. Üllatavalt palju tube on siin, nii et ja väga mõnus vaib on ka siin. Nii, ma pikutan siin. Vau, ja siin on siuke lõõgastusala ka veel tehtud, see on väga mõnus. Kusjuures sellist asja, et oleks nagu lõõgastusala, nägin mina viimati Istanbulis esimest ja viimast korda, mis samasugune hea mugav välja nägi. Seal me Mardiga pikutasime ja sõime. Oli mõnus, jah? Põsed punased ja... Mul on sulle kingitus ka muideks. Sulle anti. No tere, Lendu! Mulle annatakse vööd ka kohe. Vööd? Sa võidisid istuda. Seda polnud mul ammu juhtunud, ma jääksin magama massaažis. Aga see oli väga lõõgastav, ma ütleks. Nii et super, väga mõnus. Aga nüüd ujuma. Nii, selline on siis lastetuba. Mari ja Lende magavad siin. Meie tuba on seal. Ja Marta magab siis siin. Ma ei olegi olnud siin rannamajas või ranna osas kunagi. Me vaata meie tuba ka. Jube mõnus vaib on, jah. Noh, näete meie tuba. Täpselt samasugune. Issand, kui mõnus diivan. Nagu vaadake, kui lai diivan. I love it. See on jube mõnus vaibi. Väga mõnus. Nii, clean. Ja, see on meie tuba. Täpselt samasugune minu meelest, jah. Vaadake, kui armas on see, et Laulasmaa spaas on Shroomwell represented. Nii, meil on nüüd natukene aega, tund aega Mari massaažini, nii et ma mõtlesin, me lähme võtame midagi head süüa. On ju, olete nälgas juba või? Jaa, väga mitte natukese. Mina mõtlen, et ma olen endiselt nii tänulik, et ma täna sinna spaasse ikka massaaži jõudsin. Et kuigi ma mõnikord mõtlen, et massaažid on nagu üsna kulukad spaas, siis mõnikord tuleb treat yourself. Marta, kas sa oled rahul, et sa treatisid ennast massaažikesega? Ja peaks minema saunasid. Kui on inimene, vanasti kui inimesed olid haiged, need pidid minema sauna. Mis sa enne veel ütlesid, mis vanasti tehti saunas? Ja sünnitakse ja kui inimene ära sureb, siis need pannakse sauna ja pestakse ära. Kas ma sündisin saunas siis? Sa sündinud saunas. Appikene, miks sa seda küsid? Sest vanasti lapsed sündisid saunas, siis No, selle sai beebiks minaga. No,
Mis on? Teeme niimoodi, sööme ära ja siis lähme vaatame siin spaas sauna, et kas seal on keegi surnud või sündinud. Kas sina sündisid saunas? Et ma olen nii vana, et ma võiksin sündida saunas või? Ma räägisin followersiga. Mu followeridelt küsid, et kas... Andke siis teada, kallid videovaatajad, kas teie sündisite saunas? Mina ei, aga emme vist ja. Tead, lastega on nii informeeriv juttu rääkida. Marta, mis sa ütlesid, miks arbuus kasulik on näiteks? Sest ta teeb sinu sooliga puhtaks. Kuidas? Sest see maht teeb puhtaks. Läheb nagu läbi soolika ja teeb puhtaks või? Okei. Ma pean ütlema, et see toit näeb väga ahvatlev välja. Marta võttis bataadifriikad, Mari võttis kanatiivad ja friikad ja Lende võttis vorsti. Vorsti ja. Kuni me söömas käisime, siis lastetuppa oli siuke pudel ilmunud. Ja ma eeldan, et see on ikkagi... Eeldan, et see on ikka mulle, nii et ma tõin selle siia. Mulle täiega meeldib Laulosmaa spa juures see, et siin on soe. Ma vihkan, kui spaas on külm ja siin on soe. No hüppa sisse. Vaadake, sõbrad tulid. Hoidke ikka käest kinni, issand jumal, nagu vend ja õde. Ära puuduta. Märten tegi väikse eelroa ja eelroaks on rullkvisviit. On hea või? No ma ei ole veel otsustanud. Ma võtan sisu. See näeb väga hea välja. Ja mina ja Kristina, meie eelroog on väike limonaad. Tühjad kalorid. Tundub hea. Mis siin toimub? Ma mõtlesin, et ikka hakkas ma tean. Ja me mõtlesime, et kuna tegelikult meil on tund aega, kuni Ivar üldse tuleb, siis me teeme sellise eelsöömise. Ja see on meie pre-dinner väike ja pärast teeme siis päris dinneri. Et see on nagu suurem nälg lihtsalt maha saada. See on first dinner. See on first dinner. See on second dinner. Pärast paneme kleidi selga, siis tuleb teine dinner. Kui läheb kleid selga enam. Mul on see kurdi lusikus siin. Oota, proovime, vaata see muu riidid täis on mõkkerda. Oi, kui romantiline. Kas see on pull või? Ma ei tea. Ründa nüüd. Nii, nüüd on natuke aeg edasi läinud ja me läheme sööma ise uuesti. No teine dinner. Kas ma näen nii obiis välja kuidagi tõsiselt ka? Tuld on kellegi. Palju teeb endale pärast Mul tahan isegi. see joindi. Ma räägin nagu rulliks siis. Ja me kõik ütleme pärast. Mis sa tegid meile siin siis? See on protaga tšopa. Kristinale pärast. Siin on väike sink, kui te näete. Ja ma panin ka viimase tüki väikse kujatatud tomatit siia, et see on väike üllatus. Ta ütleb, et see on mulle, aga see ongi ainult üks söömine. Väike eelroake, väike lihavaagnake ja nüüd tuleb ka juustuvaagen. Me näeme nii erinevad välja, kui ma enne siin filmisin, siis olime nii ratchet. Nüüd on ikka ilus. Ja ikka kontsad jalas. Vaadake, kui ilusad. Tõesti kontsad jalga. Mutid lasti. Pean ütlema, et hommikusöögi valik on jube ahvatlev, nagu porgandid, tomatikarp, krõbekartul, peekan, munapudel, pudrud, pannkoogid. Ma ei taha kellegi kaameraga näkku joosta. Näite kohe edasi. Sibulad, munavõid, kalad. Oi, ja vaata, mis mind ahvatleb. Kirsikompott. No tere hommikust. Täna on pühapäev. Ilm on siuke nagu ta on. Ma olen ikka veel siin Laulasmaa spaas ja ma mõtlesin, ma lähen teine hommikutiiru. Põhimõtteliselt iga kord, kui ma kuskil hotellides olen, siis ma mõtlen, et oi, ma lähen hommikul kindlasti korra veel sauna ja ma kunagi ei lähe, aga huvitav.
Oota, kas nüüd üldse lahti on praegu? Ei, nad avavadki alles kell 9. Nojah, siis tuleb tagasi minna. Pepa. Snäkki. Pepa, snäkki. Pepa, tahad veel snäkki? Pepa, siin tuleb pissida. Pissima peab. Pepa. Vaadake, see on nüüd meie esimene kord Pepaga niimoodi rihmaga õues käia, sest et need traksid on talle lõpuks parajaks saanud. Ta ei saa siit välja enam, tähendab. Nii et ta on ilusti kogu selle peenra siin üles tuhninud, pissinud, kakanud ei ole veel. Vahepeal karjub nagu metslane, aga we're doing it. Ma otsustasin, et ma panen nüüd vlogi kokku, kaua ma tilulinutan siin. Ühesõnaga, täna on esmaspäev. Ma isegi ei mäleta, millal viimati vlog üles läks, nii et võib-olla see ongi terve nädala ja I don't remember. Aga ma mõtlesin, et ma lõpetan tänase vlogi sellega, et ma räägin millestki, millest ma eile Maljulandis ka rääkisin. Nimelt peale seda, kui me oleme Pepa võtnud, siis hästi paljud kirjutavad mulle, oh my god, kus sa ta said, ma tahaks ka nii äge. Osad on juba ühendust võtnud mingite kohtadega, kust nagu saab siga ja siis ma ühest kirjast lähtuvalt praegu räägin teiega. Et üks inimene kirjutas mulle, et ütle mulle ausalt, et kas sa soovitad, et ma juba leidsin koha ja et ma ootan nagu umbes, kui sa ütled, siis I will take it, vaata. Ja ma ütlen teile ausalt, kui te nagu mõtlete, et te küsite kellegi teise käest soovitust, siis ma ütlen, et ei ole järelikult piisavalt palju researchi teinud. Nagu, vaata, mulle meeldivad mu loomad, mulle meeldib, kui mul on hästi palju loomi kodus. Ja ma olen valmis kannatama mingisuguseid miinuseid, mis sellega kaasneb, sest et minu jaoks see, et mul palju loomi kaalub selle nagu üle. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed ei tahaks niimoodi elada või ei viitsiks niimoodi elada. Et see on jah hästi fun, et ma panen teile Pepast mingid videoid ja siis ta on nii cute ja jookseb ringi ja vajutab nuppe ja shit. Tegelikult Pepa näiteks lambist otsustas, et ta kuses kõik magamistoa kardinad täis. Ta kuses nagu magamiskardinate alla, aga see imbus mu kardinatesse. Nii et ma ühel hetkel hakkasin tundma, et täitsa perses, et mul nagu siuke kuseais magamistoas. Siis võtsin kardinate pealt maha, vaatan, kuradi ikka kuseais. Siis ma sain aru, et seal meigilaua juures see aknade alune koht, kuhu ta siis kuses, see oli imbunud nagu sinna kapi ja kummuti alla. Ehk siis see oli kõik vettinud kusest. No, mis ma teen, on ja? Nahhui. Siis mõtlesin, et okei, et Pepa vaata juba nii suur, ta on nagu veits juba rohkem meiega harjunud, et ma pean teda harjutama kuskil õue viima, on ja? Aga see ei ole ka nii lihtne, vaata nagu koertega, koerapojaga, tahad viitada koega õue. Pepale ei meeldi, kui ta sülle võetakse, kuigi ma pean ütlema, et ta on hakanud vähem karjuma. Mitte 0 karjuma, ta on hakanud vähem karjuma. Ta on mul alumise korruse söögilaualuse full täis kusnud niimoodi, et see parkett või mis iganes põrandakatte seal on. See on pundunud. Ma olen seda 20 korda puhastanud. See ei ole nii lihtne, see ei ole lihtsalt cute pigi. Sead on väga intelligentsed, väga dramaatilised, väga joinakad. Ehk siis siga ei ole nagu koer. Vaata, koer tahab sind please'ida. Koer on mingi, oh my god, I love you, ma teen kõike. Siga can love you, aga ta tahab teha, mida tema tahab teha. Kui sa teed midagi, mis talle ei meeldi, ta röögib. See viis, kuidas Pepa vahepeal röögib, mul on siuke tunne, nagu ma kuuma noaga bussitaks teda. Ja ma lihtsalt hoian teda. Et ma nüüd täna saingi, nagu ma ütlesin, ma sain täna esimest korda tega välja minna, sest need traksid olid talle parajaks saanud, sest enne ta lihtsalt nagu rabeles ennast nendest traksidest välja ja ütleme nii, et mööda aeda teda siin taga ajada ei ole nagu väga meeldiv. Aga täna saime hakkama, ta ilusti pissis õue, ma andsin talle maiust, ta tuhnis mulle ühe peenra ilusti üles, mis on fine, seal oli lilled juba surnud. Ongi ja saab sügisel lilli istutada. Et nüüd ma pean talle ruttu selle õue nupu tegema, siis ma hakkan nüüd teda iga päev mingi 3 korda, 4 korda välja viima. Ühesõnaga, it's not that easy. Et nagu ma ei ütlegi, et see peab olema easy, aga ma lihtsalt kardan, et kui ma panen ainult videoid, kus ta nagu cute ja nuinu, mida ta ka on, siis ma jätan nagu vale mulje, sest tegelikult on paras sitakeerega. Ja ma ei tea, mis praegu toimub
mitte ainult Pepa ei ole sitakeeraja, vaid ka kassid, sest et eile oli voodisse kustud nii Lendele kui ka Hugole. Ja alles hiljaaegu Martale ka, mis on nagu, ma mõtlen, et viimane kord, kui siuke asi juhtus, oli ka siis, kui me uue kassipoja tõime. Et ma ei teagi, kas need on siis need kassipojad, kes seda teevad, või need on suured kassid, kes on nagu the fuck, sa neid kassipoegasid meile kogu aeg tassid, I don't know. Nii et nüüd on kindlad juhised kõigil, et uksed tuleb kinni hoida. Mina sain jälle rõõmsalt hommikul vara hakata pesu pesema ja selle tekstiili puhastajaga koristama. Otak, mis mul veel öelda on? Ei olegi midagi öelda. Võt selle jutuga võtangi praegu kokku selle nädala või kus iganes maal see vlog meil lõpeb. Ja näeme juba varsti. Tšau!